räägin oma tunnistuse selle koha pealt, kus ma olen ise tundnud häbi ja läbikukkumist. No mis tunnistus see on? Aga teisest küljest on see tunnistus Jumala armust ja headusest. Et aasta oli 2023 novembris ja meil ei olnud just ärkamise koosolekut, Peeter Nordberg oli olnud siin. See oli olnud üks kontsentreeritud usukeskkond ja vahetult pärast seda ma pidin sõitma töökohtumisele Rimlishofi, see on üks väike külake Prantsusmaal ja ma olin sinna läinud juba nagu haigena. Ja seal koha peal olles ma tundsin, et asi on nagu jamasti. Et kui sul kellelgi on olnud põskoopa põletik, minul on see juba lapsest saadik kimbutamas, siis pea valutab, kõrvad lähevad lukku, kummardada eriti ei saa, ütleme, et kogu maailm tuleb nagu mingi läbi vati ja ma tunnistan häbiks, et nagu läinud siit nagu sellisest nagu usu atmosfäärist, ma sellel hetkel seal hakkasin mõtlema, mul läheb 4-5 päeva enne, kui ma jõuan Eestisse, ma tulen nädalavahetusel, kõik arstid ei tööta, mul on ainult võimalus EMO-sse minna, kuhu ma siin lähen ja ma saan aru, et ma ei pea nagu vastu seda aega. Ja mul ei tulnud mõttesse esimesena, ma peaks palvetama. Järgmisel hommikul meil oli üks workshop, seminar ja meil anti ülesanne ja selle käigus ma saan aru, et ma olen ikka nagu täiesti nagu mingis omas nagu sükses maailmas, et ma ei kuule, ma ei näe, ma ei saa aru, ma ei funktsioneeri. Ja keegi nagu viskas nalja üle sellel hetkel ja ma nagu vihastasin ja mul oli jälle nagu häbi. Ja siis sel hetkel ma ütlesin, aga järsku keegi teine palvetaks mu eest. Ja ma saatsin 2 sõnumit Eestisse ja üsna pea tuli vastus nagu, et nagu sõnumites saadetakse palvetavad käed ja südameke, ma palvetan su eest. No, tore. Istusin seal laua taga, püüdes kuulata tarka ja head juttu, mis meile räägiti ja ühtäkki tunnen, et mingi imelikult nagu soojaks läheb. Ja nagu kuidagi väga hea on olla. Et nagu, kui sa oled kogenud kunagi oma elus Jumala püha vaimu ligitulekut, siis ma sain aru, et Jumal tuli ligi. Ja ma tundsin ennast armastatuna, ma tundsin ennast aksepteerituna. Ma tundsin, et keegi ütleb mulle, et sa oled mu kallis tütar. Et esiteks keegi tuli ja tervendas mind emotsionaalselt. Ja siis ühtäkki see nagu kõik läks plaks. Ja ma tunnen, kuidas mu vasak kõrv läheb lahti ja siis plaks ja parem kõrv läheb lahti. Ja ühtäkki ma tunnen, kuidas kõik hakkab nagu voolama, pidin sealt välja jooksma, sellest, et mul tuli nagu kõik see asi viisakalt kuidagi väljutada. Ja ma saan aru, et päriselt ka elav Jumal tuli ligi. Ja siis ma olen mõelnud, et mis asi see nagu on, et me kogeme nagu Jumala imesid ja tema kõnetusi ja nagu oma elus ja järgmisel hetkel võib see olla nagu kuhugi nagu kadunud, vaata nagu öeldakse piiblis, et sul on nagu, see on nagu sinepiseeme, et nagu ma ei tea, kadus ära taskupõhja või samas nii nagu Jeesus ise nagu sõitleb oma jüngreid või korrigeerib Matteuse evangeeliumis, et peale seda, kui ta on toitnud seal 1000 inimesi ja siis jüngrid hakkavad arutama, et uite, mis leivast ta räägib või mis haputainast ta räägib ja ütleb, et see ongi see, et me ei võtnud kaasa leiba, aga Jeesus ütleb, et mis te arutlete endamisi, nõdra usulised, kas te ikka veel ei taipa? Ja mul on vahest selline tunne, et Jeesus nagu sõitleb mind ja võib-olla ta sõitleb ka kedagi teist. Samamoodi, et me peame nagu hoidma seda ususeemet ise oma südames ja kaitsma selle usku, sest selle nagu pihta käib nagu megavõitlus. Mul on imeline eesõigus ja nagu kingitus olla piiblilugemiselaagri üks juhtidest. Ja siin saalis on ka meie arvsaid tiimikaid ja ma mõtlen, et ma nii tohutult armastan teid, kes te PLL-i tiimis teenite, need noored on lihtsalt erilised. Nad on nagu nii siira südamega, otsivad Jumalat ja nad täidavad seda, mida Jeesus ütles tegelikult, olla tema jünger. Et nad õpetavad lastele sõna, seda, mida Jumal see tarkus on nende sisse pannud, nad mängivad lastega, ehk nad armastavad laste oma armastuse keeles,
nad kallistavad lapsi. Ma usun, et ükski kallistus piiblilugemiselaagris ei kunagi lihtsalt üks kallistus, vaid seal on tegelikult Jumal, kes kallistab neid. Et see armastus tuleb justkui nagu sellest Jumala suhtest, nad julgustavad noored, nad palvetavad nende eest ja ma usun ka, et kui nad ütlevad midagi meelevallas, siis asjad toimuvad ja kui nad sirutavad käe välja haigete tervenemiseks, siis need haiged saavad terveks. Me usume, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja et ta on väeline. Ja üks nagu häbiväärne läbikukkumine viimasest suvest oli mul jälle, ma tunnistan, et meil oli olukord, kus oli noortelaager ja üks noormees ei olnud tulnud sinna nagu väga rõõmsa meelega. Ja kui minuni see jutt lõpuks jõudis, siis ta oli seal oma telgis olnud vist juba kas päev või 1,5, päike küttis, oli tohutult palav ja ma sain aru, et ma olen selle noore mehe eest või noore eest nagu vastutav. Ma pean nagu kiiresti midagi tegema. Ja ma läksin temaga nagu rääkima ja püüdsin teha nagu oma parimaid oskusi mööda. Ta saatis mind ühte pimedasse kohta, siis ma proovisin veel natukene, siis ta lennutas seal veel sõnu ja ma sain aru, et mu nagu sees nagu tekkis nagu viha või ärritus ja ma tahtsin nagu kehtestada. Ja ma kuulen, anna mulle võimalus, nagu kuulen püha vaimu, anna mulle võimalus. Ja mõtlesin, et okei, et see noormees nagu küll mul palvetada ei lase, et ma ei tea, mis ta muga teeb, kui ma ütlen talle, ma tahan palvetada ta eest. Aga okei, siis ma küsisin ikkagi lõpuks, et kuule, et kas ma võiks palvetada su eest? Ja sellele oli lihtsalt vaikus. Ja siis ma küsisin veel. Ja kuna see oli vaikus, ei olnud ei jah ega ei, siis ma nagu mõtlesin, et ma siis palvetan. Ja Jumala vaim andis palvetada, et anna Jumalale võimalus. Ja kui ma sealt telgirust lahkusin, ma rääkisin vanematega, me arutasime nii-öelda sükseid nagu maiseid viisi pidi, et mis me siis nagu poisiga teeme, kui ta ikka üldse ei taha ega harju laagri keskkonnaga. Ja minu suureks imestuseks see poiss oli nagu, ma nägin teda lõunat söömas, mõne aja pärast ma nägin teda kuskil midagi tegutsemas, kellega mingit pinksi mängimas, siis kui tal oli nagu selline pikk tukk ja ta nagu oli nagu natukene eraldatud muudest inimestest oma kaardina taga, siis mingi hetk ma nägin temaga silmi ja ma nägin, et need silmad nagu särasid. Ma sain aru, et ta oli andnud Jumalale võimaluse. Et meil on imede Jumal ja et ärme kunagi alahinda seda, mida tema on võimeline tegema. Ja hoidkem seda usku, mis Jumal on andnud meie sees. Ja muuseas, meil on tegelikult ka PLL-is abi juurde vaja, nii et kui sa oled noor PLL-ikas, vanatiimikas või uus, nii-öelda, kui sa oled noor kristlane, vanuses 14 kuni, ma ei tea, 30, siis oled väga teretulnud ka meie tööga liituma. Et see on üks armas koht, kus jagada välja seda armastust ja headust, mida me oleme kogenud ise Jumala poolt. Aitäh!